Tervist, mina olen Illar Kohvina. Ja täna on laupäev, 22. august, aastal 2020 ja ilm on sükene, soe siiski ja täna sadas vihma ka. Aga rääkida ma tahaksin tänases videos hoopis presidendi vastuvõtust. Presidendi vastuvõtu puhul on niimoodi olnud, et on selliseid, silma jäänud asju nagu mitmeid olnud. Näiteks sel ajal, kui oli presidendiks alles Ilves, siis ühel vastuvõtul oli ka Meelis Kaldalu, kes Evelin Ilvesel näiteks tere kätt ei ulatanud, ühesõnaga, et see oli nagu siis selline omaväärne sükene tähelepanu, eks ole, ja sellest saigi Meelis Kaldalu tuntuks. Aga nüüd seekord 20. augustil presidendi roosiaias oli selline asi, et seal oli kaks sellist tähelepanuväärset asja. Üks oli muidugi see, kus Äripäeva peatoimetaja Meelis Vandel oli seal seelikuga, et see oli, ütleme nii ja naa, et sükene väikene nali. Aga teine, mis asi ka sükke tõsiselt võetav oli ja julgust oli see Sveta Grigorjeva sõnavõtt presidendi roosiaias seal, et ütleks selle kohta niimoodi, et selle kõne eest Sveta Grigorjeva eest tõesti müts maha, sellepärast, et ta ütles täpselt välja selle, mida selline vaesem Eesti rahvas mõtleb tegelikult. Et terves Eesti poliitika on sellele üles ehitatud, ühesõnaga, et ainult rikkad saaks rikkamateks, vaestest ei tehta välja, need, kes on alla vaesuspiiri elavad, need ei ole nagu üldse inimesed, et nendest ei räägitagi üldse. Ja siis on ju niimoodi ka, et nii nagu ta mainis, et valitsejad ehk poliitikud jälle teevad sulle sellist eeskirjad ka, et kellesse sa võid armuda ja kellega sa võid abielluda ja palju sa pead lapsi saama, et kõik otsustakse nagu sinu eest ära, et see on nii nagu vanasti oli selline asi, et kas või näiteks seal telelavastes Vigased pruudid nagu oli see nagu ära mainitud kergelt, et juba ennem järglaste sündi juba pannakse paika ja sõnaga, et kes kellega peab nagu siis peale sündimist või täiskasvanud saades peab abielluma, sõnaga, et inimesel ei ole omal otsustamise õigust, et kellega ta abiellub, et ta tema eest otsustatakse juba ära, et niimoodi peab minema ja tahad või taha, aga nii peab olema, et selline asi on ju ka Eesti poliitikas praegu, et rahva eest otsustatakse kõik ära. Ja samas ma tooksin ka sellise näite siia selle Sveta jutu jätkuks nagu, et kas või see prügimajanduse värk. Et sa kujuta ette, sest ütleme, et kõik asjad tegelikult, et kui keegi kuskil mingi firma kliendiks hakkab, see käib allkirjastatud lepinguga. Aga prügimajanduse värk on umbes niimoodi, et kõik peavad olema prügifirma kliendid. Kui sa seda vabatahtlikult ei tee, ei allkirjasta lepingut, siis sundliidetakse selleks. Ja sa hakkad raha maksma selle eest, et ei olegi tähtis, kas sul on seda prügikonteinerit, kas sa oled teda vastu võtnud või ei ole teda vastu võtnud, sõnaga, et lihtsalt saadetakse sulle nii-öelda tühisõiduarve, sõnaga, et asi on üles ehitatud selle peale, et ärikad peksavad kõikide elanike käest välja ühesõnaga raha, et pole tähtis, kas nad sind teenindajad või teeninda, saavad sind teenindada või ei saa, aga sa pead maksma neile. See on juba sükene, et siia meelekohta kõvasti põrutada nende valitsejatel, et aga on ka neid, kes leiavad, et oi, see on väga õige, kõik tekib prügi, kõik peavad olema liikmed, kõik peavad maksma, et idioodid, lambad, lollpead. Jah, tee makske, tee tehke, aga need, kellel ikka mõistus peas on, et need ei lase ennast jalge alla tallata, et need näitavad rusikat ja kui vaja, paned mõnel vastu hambaid ka. Aga see oli selgelt ka toodud välja selles Sveta Grigorjeva kõnes, sõnaga,
et see meie valitsejad võimutsevad rahva üle, rahvale ei anta mingisugust jälle valitsemisega, ega see, või noh, kuigi noh, põhiseaduse kohaselt on ju kõrgema võimukandja Eestis riigist rahvas, eks ole, aga see ei kehti absoluutselt ju, sest et poliitikud otsustavad ju rahva eest kõik ära, et rahvas on ainult see ori, kes peab seda nii-öelda noh, seadust täitma. Et ma nagu imestagi selle üle, et noh, praegust on Eestis rahulik, eks ole, et nüüd me oleme Venemaa poolt kuulnud selliseid asju, et siin järjekordne niisugune mingi opositsioonipoliitik või mis on nagu noh, arvatakse on ära mürgitatud ja raskes seisundis meelemärkuseta, mis pidi olema, et on kuskil noh, transporditi kusagile välismaiglasse ära. Et ma imestakski, kui Eestis ka siuke asi hakkab niimoodi minema, et sellised poliitikud, kes on rahva viha manipulteerinud, et neile korraldaks ka siukene asi, et mürgitatakse nad ära ühesõnaga ja nii, et kättemaksuks, et noh, muud võimalust ju rahval poliitikud vastu ei ole, et poliitikutel on see saadiku puutumatus, et mitte midagi sa teha ei saa, tagasi neid kutsuda ei saa, aga mida sa siis teed ühesõnaga, kaua sa kannatad, et siis ongi nii, et tuleb siis mingisugune muu lahendus leida, kuidas sellest poliitikust vabaneda. No ma ei tahaks nüüd öelda, see asi just nii peaks minema, eks ole, aga noh, ta võib minna, kui see asi ikka noh, jälle edasi niimoodi jätkub, ühesõnaga, et kui rahval seda võimu ega sõnaõigust ei anta, et kui kõik rahvast ära otsustatakse ja rahvast nii-öelda surutakse maasse, et noh, jälle kaua sa kannatad, aga noh, paraku on kahjuks niimoodi, et suurem osa Eesti rahvast on ju täielik mäekiv lammas, lambakari, eks ole, et neid huvitab ainult see, et oi kui tore, et kui see sinimustvalge lehvib, mõtlemine on vabadus, eks ole, aga mis selle lipu all tehakse, eks ole, selle peale mõtle midagi, me midagi, küll me ära elame, küll see on. Sa elad üks kord, ühte elu elad, sa ei ela mitut elu. Ja selle ühe eluga sa pead niimoodi elama, et nii nagu, no ütleme, et väärikalt pead seda elu elama, aga mitte nii, et ei lase kellegi ennast orjastada, et vot asi on selles. Et oleks sellised Sveta Grigorjeva suguseid rohkem siin Eestis või vähemalt pool Eestit täis või üle poole, et siis hakkaksid ka Eestis need noh, asjad muutuma, aga no praegust, kui see suurem osa on kõik lambakari ühesõnaga ja mõni üksik jälle, kes Svetat nagu kiidab ka praegust, et noh, see ei anna ju tulemust. Et kui lambad määgivad oma sood ja poliitikud teevad oma sood, et mingisugune midagi karta nad ei pea ühesõnaga, et nemad võivad teha, mis nad tahavad. Et ega midagi muutus sellega sõnaga, et kui rahas, nii et oleks vaja Eestis rohkem Sveta Grigorjevaid, eks ole, et siis hakkaksid asjad muutuma ja nii nagu, ja siis oleks ka rahvas nagu inimene, aga praegust on rahvas ori lihtsalt. Nii ütlen mina, Illar Kohv Viinauvalt.